Nii, siis teeme siin väike demo, sest et ja räägime intensiivsusest korvpallis ja kuidas seda trennida ja lühike kokkuvõtte, sest et esiteks nagu, mis ma olen õppinud, on see, et see structure of the practice, et kuidas see trenn nagu algusest lõpuni läheb, on väga, väga tähtis, et ma ei usu, et mängijad, kui sa teed nii, et sul on kõva osa siin trennis ja siis varsti sa hakkad pool tunni nagu jalutama midagi asju ja siis sa tahad teha uuesti high intensity. See ei õnnistu. See ei õnnistu. Et rohkem ma tahaks nii, et need asjad, mis sul on vaja selgutada alguses, selgutada trennis, nii tee see alguses ja siis hakkab soojendus ja see trenn läheb nagu liikuma ja seal on olemas need joogipausid ja võib võtta paarid vabaviset, kui sa oled väsynud ja nii edasi. Juba nii, et ma ei rohkem tee trennis nii, et kui me hakkame tegema kontakttrenni, hakkame tegema drilli, et me teeme siin keskpaigas mingi visetrenni. Me ei tee enam nii. Me teeme viset alguses, soenduses või lõpuks ja siis siin see töö käib siin keskele ja siin on see intensiivine mis see nüüd on eesti keeleks, intensiivine osuus koht. Aga kõik läheb siis siin, et kuidas sa plaanid seda trenni, kuidas sa kasutad abitreenereid, kui sul on sellised olemas ja mõtled kindlasti seda, et nagu veel korda, kõik trennid ei ole intensiivsed trennid, see ei ole võimalik, on olemas trennid, kus sa nagu õpetad asju, et on olemas trennid, kus on vaja teha väga low intensity, vaatada visetekniikat, vaatada detailid ja nii edasi. Et kõik trennid ei ole intensiivsed trennid, aga kui kõik trennid on low intensity, nii ei ole võimalik mängida high intensity ka. Et see on kindel. Võib-olla, et siin on olemas treenerid, kes mõtleb, et ma ei taha mängida high intensity ja see on okei. Mulle see on okei, aga ma usun, et kui te vaatate korvpalli, tänast korvpalli ja vaatate Euroliiga või midagi kõrge taseme korvpalli, niin te näete, kui kõrge intensity te praegu on ja tundub, et läheb kiiremaks ja füüsisemaks iga aasta. Ja reeglid on pandud paika nii ka, et see mäng on selline. Teine teema, mis mul oli siis natukene näitada teile, et mis me meestekoondise ka selline põhikaitse printsiibid on, miks me nii teeme ja kuidas need kõik otsused läheb nagu sest ühest ideest liikuma. Kaitse nimi on põhimõtteliselt sideline defense. Põhimõtteliselt on sideline defense. Nii, et me proovime protektida seda keskele minekut. Miks nii? Nagu ma öelsin, see ei ole õige, see ei ole vale, aga me oleme otsustanud teha nii. Miks nii? Mina mõtlen nii, et kui mängija saab siit keskele minna vabalt, nii keskel, sul on kõik olemas. See kõik on olemas. Aga kui ta läheb siia poolele, nii ei ole enam nii palju, kuhu seda mängida edasi. Ja veel korda, ei ole õiget või valet, saab kindlasti hakkama ja mõned praegu mängivadki nii, et lasevad keskele ja abi tuleb sealt ja on next defense'id ja on olemas kõik variandid. Aga me oleme pannud paika siis, see on see meie põhimõte, et me ei lase paneme lihtsalt palli sisse, me ei räägi sellest, et okei. Me tahame panna survet tervele väljakul,
kui on võimalik, okei? Kindlasti peab vaatama see, et mis olukord on, kas on võistkondid vead täis, kas me juhime, kas me oleme peras ja meil on vaja nagu panna rohkem survet ja natukene võtta nagu gamblingi, et eks me saame äkki ühe stiili ja siis saame, et tõustame seda intensiivsust, okei? Aga normaal on nii, et normaal peaks olla nii, et nüüd siin on juba vale kohas, Siim, sa oled vale kohas. Kõik mängijad on eemal omast mängija eest nii, et sul on olemas visioni 2 meetrit, see on olemas ja tema, kes on järgmine siin, nii tema töö on, mis sul oli töö? Sul oli rääkida midagi. Mis sa räägid? Ei, sa ei kuulnud mind. Shadow on olemas, ta kuuleb, Meigo kuuleb Shadow, ta teab, et Shadow on olemas, kui midagi juhtub, niin sina olet vastus, et kui Meigo nyt siin kukkub ära või aare läheb mööda, niin siis juhtub nii, et sul on järgmine Meigo ja hakkab edasi ja meil on olemas seal abipuolustus on olemas terve aja. See annab meile võimaluse ka, kui me tahame tõsta seda intensiivsust ja tahame natukene gamblida, tulla trappi, nii et meil on kõik olemas eemal omast mängijast. Veel korda, siis läheme siit. Läheme siit outletist, anname outleti ja läheme mängima. Mängite ees taas, teeme shadow defense'i siin, okei, ja läks. Ja surve, hopp! Hei! Ei ole jalutamist enää. On nii, et võistleme. Pane taare poketti. Kõvemi. Stop! No nii. Kuimet 4 meetrit. Sul ei ole probleemi. Seal on Ilari. 4 meetrit eemal. 3 meetrit eemal. 4 meetrit eemal, nii et kui see mängujuhi tuleb, niin ta näeb 5 logo, Audentese logo on olemas ja kõik on nähtaval. Sul ei ole probleemi, sellist söötu ei tule uuesti sealt. Näitab natukene nagu maa-ala kaitse, aga ei ole. Tuleb ja tagasi. Hästi. Ja mängime. Ja stop. Ja läheb otsajoone. Terve väljak. Stop. Sügis. Ära muretses, sest Kevin räägib sulle, sa räägib Keviniga, okei? Poisid ei ole tehnud seda varem, et see on ensimest korda, kui nad tegevad, et selles mõttes peab olla. Ja Erm, barely, ma kuulen, nippa-nappa soomeks. Ma tahan, et kõik kuulevad, et kas sa oled Shadow või ei. Ma tahan, et kõik kuulevad, okei? Ja stop, okei. Nii, siis poole väljakul ülepoole seal, me teeme nii, siis kui tuleb üle poole väljaku joone, oleme tagasi tavakaitses. Tuleme veel korda siia, alustame. Hei, kell on 11.39, Aare, ma ei kuule sind ka. Okei, mul on kõvad hääled siin, aga ma tahan, et me kuuleme natukene. Ärkame rääkima natukene paremini. Tahame nii. Kus on abi? Ja tavakaitse. Okei, stop, vahedamme. Tavakaitses, stop. Tavakaitses. Me ei anna lihtsalt ühtegi outletti. Me proovime võtta rünnakkellist ära nii palju, kui on võimalik. Nad tulevad üle poole väljaku joone, me teeme sellise väike shadow siin, aga kui nad tulevad üle poole väljaku joone, me ei anna ühtegi lihtsalt nagu catchi, kas on high posti või on see siis
on the side or whatever. Okei, me ei anna ühtegi lihtsalt nagu outleti ei ole olemas. Okei, ja läks. Kes on? Kus on? Okei. Ja läks. Kes on Shadow? Stop. Uuesti. Kairi tuleb. Ja tagasi oma, ja. Ära anna. Stop. Ja. Väljak poolest. Läheb siit. Okei. Stop. See piisab. Okei. Idee siis on võtta terve väljak kontroll, kas see on kõvesurve või ei, sõltub siis, et mis see result on, kas meil on võistkondlik vead täis või ei, paneme rohkem survet, gamblime natukene või ei. Okei. Aga igal juhul pallis peab olema kõvesurve, siin on olemas 2-3 mees, kes nagu on yo defense, annab natukene abi, paneb seda mängujuhi mõtlema, et kas sealt tuleb trappi või mitte. Siis vaatame põhiasid veel läbi, teised kõrvale ja Kajar ja Erm tuleb siia. Vaatame esiteks siin. 1-1 kaitse. 1-1 kaitse. Keskel väljakud, face to face. Face to face, okei. Respect, free throw line. Respect, free throw line. See on sinu töö, kui sa oled keskel, sa ei kaota seda vabaviise joonet. See on sinu töö, tähendab seda, et sinu key pointi on põhimõtteliselt seal nurgas, kus Aare on, või seal nurgas, kus Annuk ja teised poisid on. Okei? Aga näest näkku, me mängime siin 1-1. Ja siin keskel ei ole vahed, et kas sul on vasakul või on parem käsi üleval, aga teine on üleval ja teine on all. Okay? Kui me oleme siin on üks põhipunkt, on siin vabaviise joone jatkul. Veel näest näkku. Nii, et close out, kui sa tuled close outi, sa tuled 3 punkti seda joone suunas näest näkku, aga kui on, natukene veel, kui on vabaviisejoone all, niin sul on natukene kõrgemal see keskmine jalg. Okay? Ja iga korda middle keskmine käsi on üleval. Tää võtab lihtsalt söödö ära ja tema käsi teeb tööd nii või nii on aktiivne. Okay? Ja key point siin on veel otsejoone poolelle. Okay? Abi tuleb otsejoone poolelt, kui on vaja abi. Veel korda siis 1-1, kas on nii või on nii, aga mängid palli nii, et ei tule lihtsalt söötö, mis läheb teisele poolele. Sama asi pukkis 1-1. Kui meil on 1-1, no nüüd on väiksed poisid, aga kui meil on 1-1, tule Kairi siia. Siin keskmine nii ja iga korda käsi üleval, iga korda. Meil ei või olla abipoolustust, kui sun käsi on siin. Siis tuleb 3 viset sealt teiselt poolelt, bum. Ja siis ei ole sul abi. Aga kui sa oled nii see sööt on pool sekki nagu hiljem ja siis on võimalik teha. Ja ma tean, see on nagu väga raske. Mõned mängijad tahavad mängida niimoodi ja see käsi on all, aga me tahame, et see on nii balance, käsi on üleval, kui sa vaatadki nii veel rohkem siia poolele.
Hiljem räägime natukene, kuidas me tahame, kui meil on mismatch, kuidas me tahame trappida seda pukki. Siin on nagu põhipunktid igal poolel väljakut. Küsimusi sest ei ole. Okei, 5-5. 4 väljaspoolel ja 1 pikk vaatame katte. Ball screen. 4 out, 1 in. 4 out, 1 in. Valge ründab. Sügis natukene selle poolele. Ja siin tekniigad. Veel korda, näost näkku. Sa ei tea, kas tuleb katte või ei. Näost näkku. Mis käsi sul on üleval? Jah, keskmine käsi üleval ja teine käsi mängib seal palli seal all. Siis, kui tuleb katte, esiteks Siimu peab rääkima kõva häälega, kummal poolel tuleb katte. Tuleb vasak, okei. Ja pikale selline, veel kui läheme, see on veel okei. Sellega sa ei saa hakkama. See, et sul on nagu kontakt niimoodi, nii on kõige hästi, see on veel okei, aga siis, kui katte tuleb ja sa oled nii kaugel, siis ei ole midagi teha enam. Siis ei ole midagi muud kui vahetada. Aga kui ta läheb, sa räägid, okei, see hetk, kui sa kuuled vasakul, okei, sinu position muutub. Sa oled nii kaua näost näkku, sa kuuled vasak. See ongi selle poolel, kuhu see katte tuleb. Kui ta proovid rejectida, see tuleb sinu, mis on? Rinda, jah, tuleb sinu rinda. Siis kui sa proovid rejectida, niin sa oled juba valmis siin võtma seda kontakti. Ja kui see katte tuleb, puusa siin, ma ei taha, et sa jooksed siia. See ei anna midagi. Tuleb. Puusa, sa proovid ja siis sa proovid selle jalaga astuda see katte ülevalt. Ja niimoodi. Siimulle meil on, ma ütlen ausalt, võib-olla, et ma ei ole kunagi näinud nii hea hedžija kui Mike Kotsar on. Ma ei ole kunagi näinud nii hea hedžija. Ta on õigel ajal, ta juba varem seal ja temaga nagu katte kaitsemine on kõige lihtsam asi. Võib-olla, et teistega natukene raske. Mis me püüame? Me räägime mängijatele, et me tahame, et tuleb 2 slaidi. Miks me püüame 2? Me saame 1. Me saame 1 ja see on poolteist on piisavalt siin, mis me tahame teha. Aga me püüame, et Siim teeb 2 slaidi. See tähendab seda, et nii, et tal on selg teisele külgjoonele, tuleb, kasutab 1 ja poolteist, ülevalt, alt, okei, ja siis läheb tagasi nii, et käed üleval, tagasi oma mehe. Mis me teeme rolliga? Läheb, tuleb hedge, läheb rollima. Deep roll, see pool, mis meil on 2 mängija, strong side, viimane mees on viimane. Veel korda, ei ole korvi all, aga on siin, mis see nüüd on? Protecting zone over here. Siin, okei. Sa oled valmis siin, sa ei ole siin, või sa oled siin juba vara ja sa räägid viimane ja kui tuleb siia asti, niin siis se on sinu kontakti. Selle poolel me natukene splittime, varem me tahtsime, et me deny, aga see annab liiga lihtne sööda siia. Siis me teeme nii, et me vaatame silmad, okei, me oleme niimoodi, okei, kui see läheb skipsööd siia, see on minu ja teeme X-rotationi siin. Kui see läheb siia, see on sinu. Sinul on iga korda esimene sööd. Okei, läheme veel tagasi, siis veel korda jalutamme. Näost näkku, keskmine käsi üleval, tuleb katte, räägime, muutub. Jah, okei, no nüüd on lihtne teha nii, siis läheb tagasi niimoodi, okei, kui rollib diipi, nii on abi olemas, sööt läheb kuhu, okei, ei ole vahet,
teeme X-rotationi, Siim tuleb tagasi ja proovib tulla 3-4 denial, okei? Kui sa jääd taakse ja sealt tuleb 1-1, niin se on lihtne korvi, aga kui sa oled 3-4 denial, niin sul on võimalus tulla veel appi sealt, okei? No, nyt on just se point, missä mä rääkisin sest intensitystä, että nyt mä olen rääkinyt siinä niin paljon, että kun mä nyt kysyn nende käest, että teemme täie intensitykaan, niin siis voi olla, että kas te saatte hakkaamaan vai ei. Anna palli siihen. Olet valmis. Äkki sille puolelle. Tuleb. Okei, vahetamme, vastupidi. Läks. Stop. Uudesti. Details matters. All the details matters. Surve. Suck the distance away. Okei. Mis sul oli valesti? Nii. Ja, kui sa tuled sealt niimoodi, või sa tuled sealt niimoodi, päris suur vahe. Okei, siis sa võtad lihtne söödu ära. Läks. Anna uus palli. Kevin. Jalutamme see sama asi läbi. Tuleb short rolli. Niimoodi. Okei, tuleb short rolli sööt siia. Sööt short rolli. Oota. Hetsi veel. Sa jääd hiljaks. Siis meil on olemas Ermoli siin ja Aare on siin. Aare ei ründa Siimu vastu. Aare ootab siin, mis Siim teeb. Meil on väiksem, me oleme 3-2 situationis, okei. Sina reageerid, kuhu ta nüüd paneb, okei. Kui ta paned palli pööranda ja läheb, siis Aare läheb võtma kontakti, sina tuled tagasi, okei, sina tipud ja läheb niimoodi. Või kui tämä ei tee midagi ja sa saad tagasi, pole probleemi. Või kui tuleb sööt, Aare on siin, tuleb sööt nurka, Aare läheb, close out, keskmine käsi, siia ja siia. Okei, põhipointid. Veel teeme paar korda. Ja läks. Okei, uuesti sama kaitse. Läheb veel paar korda. Kui saad palli kick out ja uus katte. Okei, uus katte. Läks. Uuesti. Veel läheb. Ma tean, sul on valik. Tää hilineb. Millal sa saad minna? Millal sa saad minna ära korvi alt? Mis on, kas sa tahad näha dongi või 3 punkti vise? Ja, no sa tahad näha dongi, ma ei taha näha dongi. Oodat, okei, ta hilineb, aga siis on, sealt nurgast tuleb abi ka. Sa jääd hiljaks, ma tean, sellises olukorras, kui hetsi on nii, ei ole hea, niin siis sa jääd natukene hiljaks. Okei, läheb uuesti. Vara. Käed. Väga hea. Veel, tule uuesti. Okei, vahedamme must ja valge viimane korra.
väga hea. Noh, mängi, see oli turnover. Uuesti. Stop! Nüüd Kajaril üks probleemi siin. Ta lõpetab kaitse, mis on väga normaalne tagamängijal. Tuleb. Väga hea, sa oled siin. Väga hea, see läheb läbi. Väga hea. Ja siis sa oodad siin. Miks? Ei, see ei ole sinu mure. Sinu mure on palli. Palli on sinu mure. Sa tuled alt ja sa tuled tagasi, paned surve uuesti. Sa ei tea, mis on järgmisena. Sa tuled tagasi siia. Okay. Siis, kui ta läheb palli ära, uuesti sa liigud. Nüüd, mis juhtub väga tihti tagamehele, on see, et pikk teeb kõik töö. Ja tagamängija lihtsalt nagu ootab, et hedge tuleb ja siis ootab, et okei, mul midagi probleemi ei ole. 1-1 läks hästi. Okei, teeme veel. Keskmine. Läks. Hästi. Veel viimane asi siin. Tule Ilari uuesti. Mõlemad käed või nii, et teine keskmine käsi ja teine võtab seda, kui sa hilined, nii see võtab see splitti ära. Okei. Teine variant, mis me teeme praegu, on, et me vahetame kõik. Me vahetame, meil on nii palju pikad mängijad ja suht liikuvad mängijad, me vahetame kõik katted. Katted on meil praegune variant. Võib-olla, et tulevikus võtame kolmane varianti ka, aga siin on meil praegused variantid. Vaatame edasi. Ja, 4-4, hand-off ja rescreen. Pikkad siin üleval, 2 tagumist nurka. Pikkad üleval, 2 tagumist üleval. 4-4. Kindlasti teeme natukene eri moodi, kui mõned tegevad. Kindlasti teeme natukene eri moodi. Mis me teeme hand-offis? Hand-offis esiteks surve. Pikkal on surve. Aare siia. Okei. Mul on siin kaitse, ta läheb kasutama hand-offi. Proovin võtta kontakti, ja tulla ühe kehaga läbi siit. Aga me ei taha näha nii, et juhtub, et tuleb hand-offi ja ma jään kinni ja hilinen siia. Seda me ei taha teha. Me pakume talle väike võimaluse, nii et kui hand-off tuleb, viimasel hetkel, ma jään natukene hiljaks, viimasel hetkel käpp, kust ma menen ja võtan kinni palli. Me ei kunagi taha hilineda selle hand-offiga ja siis vahetada selle jaoks. Veel ei ole olnud sellist vastast, kes tuleb sealt hand-offi taga ja viskab iga korda 3 punkti viise sisse. Et me tahame olla nagu suht aktiivsed, aga mõtleme ka, et mis on tark idee või ei. Veel korda uuesti, siis hand-offi tuleb, ma jään natukene hiljaks, ma ei saa ühe kehaga, ma lähen alt, ma võtan palli kinni ja pikalle, nüüd meiega kaitseb Aaret, siin ma võtan sinu positioni siit. Ma olen siin pallis, ma annan käppi, aga mis juhtub päris tihti on see, et ma mängin ainult seda. Ei, mina mängin palli. Ma kaitsen palli. Siis, kui ma jätan see käppi ja ma vaatan, et kas kõik läheb hästi, kui seal midagi juhtub viimasel hetkel, et ta eksib, ta teeb vale otsuse, nii veel ma olen olemas ja ma võin võtta see mehe, kui ta tuleb sest läbi. Veel ma olen olemas. Ma ei mängi siin seda joonet, ma mängin palli. Nüüd on kõik kontrollis, siis ma mängin uuesti. Siis ongi hedge juba järgmine. Veel korda. Jalutamme. Siis tuleb hand-offi ja mängib palli. Nii, ja siis kinni, ja siis on hedge järgmisena võimalusena, kui tuleb uuesti katte. Tavamäng. 4-4 saab skoorida, kui on võimalik. Veel korda,
miks me tahame käppi anda ka, on see, et ära annad käppi nüüd. Kui sa annad käppi, nüüd meil läheb, väga tihti käibki nii. Sa natukene fokuseerid, sest väiksemast mehest, kui ta teeb katte ja päris tihti juhtub nii. Nüüd, kui sa annad käppi, sa mängid palli, sa näed, palli on selle käes, siis sul on võimalus kaitseda palli. Okei, anna palli mulle, valmis ja läks. Kes on viimane? Samad reeglid, 2 poolel, viimane mees. Okei, Kairi, läheb. Okei, uuesti. Valge uuesti ja läks. Hästi. Stopp. Miks stopp? Miks oli stopp? Ja nüüd, kui me anname väikselt passiivsest võimalust, nii Kajari hakkabki mängima passiivist kaitset üldse, okei. Sul on viimasel hetkel võimalus minna alt, kui sa esimene mõte sul on breakthrough, ei saa, aga ära jää kattesse kinni. Siis sul on see käppi olemas, siis sa võtad see käppi ja surve tagasi. Nüüd, mis sa teed, on see, et sa juba hakkad siin mõtlema, et okei, kurat, ma käidan seda käppi, mul ei ole midagi halvasti, läheb siit, sa läheb käppist alt, okei, ja siis sa oled siin nii. Ei, me tahame olla aktiivsed, agressiivsed alguses, okei, anna palli veel seal, sa oled siin, okei, tuleb swingi, lähed siia, okei, sa jääd natukene hiljaks, sa lähed ühe kehaga, sa pushid ära, okei, tuled, võtad uuesti ja siin on kaitse, mis me tahame teha. Nüüd sa jääd passiivsest igas asjas, okei, uuesti. Hästi. Meiko. Jah, sa jääd hiljaks. Läks. Ja kinni, uudesti. Ja, kes on abi? Stopp. Kes on abi? Viimane on abi. Pane uuesti siin katte, jalutamme hand-offi. Mul on abi, tuleb katte, ma olen viimane. Tuleb siia, mina olen siin. Näed, ei tule korvi. Parts. Läheb. Hopp. Fight through. Surve. Jop. Kes on viimane? Okei. Hästi, vahetame. Vastupidi veel. Ja läks. Kinni. Stopp. Aare. Lähedel. Nüüd sa ootad, et ta annab kõik abi sulle, okei. Ja uuesti, läks. Käbist. Kinni. Ja, hästi. Väga hea. Kes on viimane? Stopp. Details matters. Mis ma sanoin sulle varem? Mis ma rääkisin sulle? Hedžiga. Ja, mis sa siin teed? Ja. Väga õige, okei. Veel? Teeme õige. Läks. Mängime. Väga hea. Käed. Okei. Selge. Hand of kaitse, okei. Kindlasti on olemas
scoutingu, kus me teame, et tuleb selline liikumine, aga no eks on palju mängud ja tulevikus, kui me läheme Itaaliasse EM-ile, sa ei kuule midagi, peab nagu reageerima. Ja kui sa trennid neid asju, siis need tulevad nagu juba pikk teab, tuleb handoff, ta laseb käppi, väike teab, ta läheb alt või et ta läheb breakthrough ja siis meil on olemas nagu selge kaitseplaani. Siis ma tahan, vahetame korvi, ma ei taha unustada neid mehi siin. 5-5. Cross screen. Ma olen väga kindel, et me teeme eri moodi, kui te teete. Ma olen väga kindel, aga no näeme. Ja miks? Ma selgutan teile. Meil on tagamängija ääre. Teeme nii, et siin on üks. Tule siia üks. Tuleb part siia üleval. Okei. Oota. Nüüd part sekkas mind. Ei, part läheb siia. Okei. Ja tule mõtlus siia samal pool. Okei. Sööd. Cut. Okei. Ja siis tuleb cross screen pikalle. Okei. Mis me tahame teha? Räägime seda. Esiteks, palli on siin. Mis meie põhimõte on? Sideline defense. Me ei taha laseda keskelle. Mis meie abi on? Abi peab olla siin, aga see on tühi. Aga kui cross screen tuleb, ja me tahame olla nii, me räägime omal vahel cross screen, ma pane oma keha siia, nüüd kui sealt tulebki, Kajari kaotab 1-1 ja ma olen olemas abis. Mis sinu töö on? Mäletad, mis ma rääkisin sulle? Ei mäleta. Okei. Sa võtad ära keskele, selles mõttes me tahame pushida siia, Sa annad talle ühe võimaluse ja seal on Meiko on olemas abis. Ei ole niimoodi, sa ei näe palli nüüd, sa ei näe palli, 3 sekki joonele, nii et sa näed kõik siin ja sa näed palli, Jah, kas ühe kehaga või üleval, nii et parts, 3-4 quarter denial, ja nüüd kui on vaba, niin sa saad tulla tagasi oma mehe. Kui siin nüüd tuleb mingi actioni, mis on screen-to-screener action, nii siis Kuimet võtab Ermi, kui ta läheb üleval, või kes siin oli tegemas katted? Sina. Kuimet võtab Ermi ja sina lähed siis nurk. Aga no loogiline on veel korda see, et kui me ei taha vahetada seda, et meil on olemas sideline defense siin, sideline defense, Kajari ei lase keskelle ja siis kui midagi juhtub, Meiko on olemas abis siin, ta on kehaga, Kuimet on olemas abis ka, ja nüüd kui Erm läheb üleval, nii Kuimet võtab selle ja sul on sügis seal. Kõige olulisem asi on, et sul on olemas surve. Kui sul ei ole survet, nii me ei saa teha midagi. Proovime. Katte. Vahetame, vastupidi, must ja valge. Väga õige. Räägi katte. No nii, treenerid ärkavad seal ka. Uuesti. Stop. Details matters. Mis sa teed valesti? Ei, sa ei kasuta palju sul on see, palju wingspan sul on? Palju? 2-11, sul on käed siin, aga sul on iga korda, kui palli on siin, sul on keskmine käsi, nii seda söötu ei ole olemas. Iga korda, details matters, uuesti.
Okei, vahetame veel korda, mõlemad üks korda. Ei ole sinu abi. Sina ei ole viimane. Veel korda üks. Mõlemad. Surve olemas. Cross screen. Okei. No, põhimõtted on olemas siin nüüd. Põhimõtted on nähtaval, okei. Ma tean, et Audentes mängib eri moodi, et selles mõttes ei ole poisid ovat tublid ja proovivad teha nagu me tahame. Vaatame 1-1 pukki, nii et meil on mismatch. Meil on mismatch olemas. Okei, nüüd ma tahan nii, et meil on Erm kaitses ja Saadi on pukkis. Okei. Kajari ründab, seal on kaitse olemas, siis meil on Sügis seal nurgas, Kuimet rünnakul, okei. Ja siis meil on Meigo üleval ja te olete üleval pikad, niimoodi, okei. Nüüd meil on juhtunud, me oleme vahetanud midagi ja meil on juhtunud mismatch, meil on mismatch olemas siin, okei. Me ei taha minna nagu full fronti, me ei taha minna. Veel korda, sideline defense, sa proovid pushida seda nii kaugele, kui on, aga sa ei kaota seda olukorda. See ei ole probleemi meil. Meil on kõik hästi. On, väga hästi. 3-4 quarter denial, okei. Meil on olemas abipool siin, okei, palli on olemas seal, mul on mõlemad jalad 3 sekki alal, palli läheb sisse, okei, palli läheb sisse, pukki, siin mulle, okei. Veel korda, nagu normaal puki kaitse, sul on ülem jalg on natukene üleval. Esmasest põrgandusest sa ründad Siimu külge. Ja siis mul tuleb abi sealt. Split selle poolel. Esmasest põrgandusest me läheme. Mitu varem. Siimul on palli käes seal, okei. Siimul on palli käes, ma olen olemas, abi, meil on aktiivsed käed olemas siin. Esimest põrgandusest ründad, okei, nüüd see on natukene liiga kaugel. Vahetame rolli, mina olen siin, sina oled seal, okei. Mul on olemas siin, okei. Mängin otse. Esimesest põrgandusest ma ründan nii, et mul on selg põhimõtteliselt teist korvi kohta. Okei. Ja siis me teeme nii hea trappi, kui me oskame. Nii hea, nii suure trappi, kui me oskame. Mina olen 184, sina oled 108. Ei ole. 182. 88. Valetad. On see? Jah, okei. Siis siin on meil trappi. Kui ta läheb põrgandama ära, pole probleemi. Sellega me saame hakkama. Kui ta hakkab uuesti tulema, baseline, okei. Ja siis tuleme uuesti trappima siia. Splitti. Mis on murekoht meil siin, on see, et kui läheb sinne nurkani, siis on raske anda abi. Okei, proovime. Palli on siin. Ära anna lihtsalt. Normaalkaitse. Stop. Mängi 1-1 alguses, sul probleemi ei ole. Ehk ta ei tee korvi, ta ei taha teha. Jaa, tee mängi 1-1, tava 1-1, oota hetk. Mängi tava 1-1 siin, okei. Käsi on olemas, okei, ta paneb palli maha, siis läheb. Näed, ei ole probleemi. Ära ava liiga vara. Mängi 1-1. Stop. No nii. Nüüd sa siis lõpetasid see trappi ka, et siis sa ootid ainult seda. Sa olid 1-1, tubli, okei. Siis ta pani palli ja siis nii lähedale, kui sa saad ja keha vastu. Veel. Mängi 1-1. Ma tean, et see on kõige raskem saada nagu drillina töötama. Vahetame Ermi. Paneme Sügise siia 188 sentimeetri. Vaatame, kas saab paremini või ei. Okei, läks. 1-1. Käsi üleval. Stop.
Meil ei ole abi, kui sul ei ole seda. See käsi on iga korda üleval. Hopp! Parts. Splitid. Jaa, sul oli. Okei. Põhiidee tuleb kindlasti selgeks, aga nüüd on liiga vähe aega, et me hakkame siin iga detali olema. Aga kui me vahetame, mina ei näe seda probleemid, et seal on mismatch, ma näen seda, me tahame vahetada selle jaoks, et vastane läheb ära omast rünnakust. Vastane lõpetab see oma rünnaku jooksmisena, hakkavad vaatama korvia. Oleme ausad, meil oli probleemi. Meil oli suur probleemi Iisraeli vastu, kui nad vahetasivad viimasel veerandil köökkatted. Meil oli plaani, aga me ei saanud hakkama. Me ei saanud hakkama seda. See vahetamine ongi, et tahab vahetada seda rütmisest mängust, et kui rünnak läheb ilusast, kõik asjad töötavad, ja siis vastane mõtleb, okei, teeme teise kaitse. Vahetame köökkatted, saame ära omast süsteemist. Meil oli probleemi. Meil oli olemas plaani, me ei saanud hakkama. See ei ole mängijate viga, see on treenerite viga. Meil ei olnud liiga selgelt, piisavalt selget plaani, et kuidas me seda lahendame. Enne kui siis viimasel hetkel saime õiged mehed nagu töötama sellega. Aga teises mõttes see on andnud meile ka palju, et mõnes mängus, kui me vahetame katteid ja kui meil on selliseid mängijaid kui Drell, Raieste, Kotsaar, kes on nagu saavad hakkama mõnel kas on väike mängija või on pikem, nii saavad küll hakkama, nii see on meile nagu tulevikus väga suur võimalus ka. Et selles mõttes mina ei seda pukis nagu mismatchi mina ei näe probleemina, kui on olemas selge plaani, kuidas seda teha. Siis kui tuleb NBA taseme mängija, nii kindlasti siis me näeme, et kas me saame hakkama ja see testibki nagu seda tõsiselt, et kas see plaani töötab või ei. Et praegu nüüd mängime euromängijaid vastu, nii võib-olla, et seal taseme ei ole veel nii kõrge. Aga mäletan küll ka, et üks Ante Tomic kunagi pani meie baseline trappingu nagu 100-0, kaotasime 30 punkti ja seda ei saadud kasutada, see oli Ante Tomic paremal hetkel veel. Spanish pick, päris palju kasutatakse Spanish picki. Nüüd ma mäletan, see oli pime. Okei, tagamängija, üks pikk. Mõttus on olnud tubli täna. Mõttus ja Siim. Ilari ja Part saab võtta puhkuse. Siis teised väiksed sügis ja kuimed. Spanish pick, ma ei tea, kas kõigile termi on selge, aga keskel või kõrvalväljakut tuleb siis, pikk tuleb panema katte ja siis tuleb väike, kes paneb pikalle selja katte, nii et kui ta rullib, siis võib olla raskused saada kinni. Mis meil on siin lahendus, on see eyes and ears, sina näed kõik, kes seal on, sina näed kõik, sa huuad siin mulle pime, tähendab Siim, tule, ära jää siia, sulle just sinu mure, pime, tuled 3 sekki alale, siin on 3 sekki, ära muretas sest, ja mina võtan selle mehe siit, rollib sulle ja sina võtad selle. Me vahetame kõik katet niimoodi. Veel korda, läheb sealt korvi alt. Ja nüüd, kui sa kuuled, läheb normaalselt tegema katte, pime, kukub ära, okei, ja võtame siit ja vahetame nii. Ja, no okei. Põhipunktid. Mis me saame eksida? On siin, et tule, pime. Kui sa ei lähe, kui sul on vaja minna üleval, esiteks, selles mõttes, et sa näed, kui sa lähed üleval, sa näed, kuhu see sinu järgmine mängija tuleb. Okei, ja siis sul on vaja tulla vastu sealt. Okei, nüüd sa näed, kuhu see sügis läheb. Kas see läks selle poolele või juba läks sellele poolele. Mõnesti nad natukene vahetavad seda, kuhu nad popivad.
aga selles mõttes tule ülevalt, sa näed, okei, sügis on siin ja sul ei ole midagi, sa saad lihtsalt kinni siin. Okay? Ja veel Iisraeli vastu meil oli probleemi. No nii, mis see nüüd on see vanem viskaja, Tel Aviv Maccabi viskaja, Andres, kes see on? No see, kes nüüd oskab ainult viskada, on kurat selline 38 vana mees. Pnini. Ja Pninil on nagu siin omad liikumised nii, et see oli nagu väga raske saada aru, et kas ta teeb blindi üldse, või ta läheb nurka, või ta tuleb siia, et siin on nagu vaja ka eksida natukene ja meil oli sellega, kindlasti oli probleemi, et kuidas me seda kaitseme. Aga põhireegli meil on selge, pime, me vahetame nii, et tuleb 3 punkti joonele, sina näed, kuhu sügis läheb ja siin on nagu see, selles mõttes see. Viimane liikumine, kaitseliikumine, paneme palli siia tagamängijale, paneme teise tagamängija siis nurka, 2 pikkat, mõlemad pikad, sul on kaitse seal, teine natukene üleval, teeme stackeri tähendab seda, et esimene tuleb panema katte siia ja teine paneb katte siia. Ja siin veel korda, mis meie kaitseplaani on sideline defense. Kes on abi, kui ta kaotab? Oled sina, jah. See on oled keskele väljakut siin. Siin mul on väga tähtis töö. Ta on siin, okei. Näed palli, kasutab, okei. Ma tahan, et on nagu külge, on olemas see pikka siin. Kui juhtub nii, et tuleb tight curl, nii siis me vahetame. See tuleb otse sinu ja siis meil on vaja vahetada. Või kui sealt tuleb hea viskaja, tuleb viskama, nii see, sul on kontakt olemas, see ostab talle pool sekki aega saada läbi. Mis sinu töö on? Ulumine, onko see on õige? Outside. Mis on ülemine, mis? Jah. No nii, öelge. Sügis läheb sealt. Ja kui ta läheb kasutama, sa järgid seda öelge. Sa ei jää kinni, kui sa järgid seda öelge. Siit järgid seda öelge. Kui ta teeb curli, mis ongi siimu probleem ja sulle tuleb see, või kui ta tuleb väljaspoole, ja sa jää kinni kattese ja sa tuled siia ja saad see mehe siit. Mis oli eestiks? Aga outside. Väljas, no nii, selge. Palli siia. Kõrgemale. Ja läks. Stop! Ma tahan, et iga korda sa oled feiki teed siin. Tahan, et sa iga korda teed sellise liikumise siin. Okei. Kas see tuleb viskama või uuesti? Hilari, palli on siin. Sa ei ole siin. Sa oled oma mehega. Palli on siin, sa oled siin, okei. Nüüd läheb palli siia. Stop! Nii ma ei taha, et sa teed. Kas sa näed, mis seal juhtub? Nii. Sa mängid niimoodi. Beat 101. Sa mängid niimoodi. Sa ei tea midagi. Sa mängid nii. Ja veel. Katte. Hästi, okei. Vahetame, vastupidi. Palli on siin. Palli on seal, palli tagasi. Palli on seal. Stop! Mõttus. See on teine spordiala. See on teine sport. Kas sa näid Meigo üldse? Ja nüüd kui Meigol on palli ja sealt tuleb katteni, mis on sinu õige position? Ei ole seal. Õlija tasemel nii, et sa võid võtta ühe sellise fencing stepi, kui see tuleb outside ja siis sa oled valmis. Palli siia.
palli on sel poolel. Jah, hästi. Mängi, kord palli. Mis me teeme söögis? Ma ütles, ma just rääkisin, et sa oled olnud tubli, aga nüüd sa ei ole. Siin on 1-1, sa kaotad keskele ja väsinud natukene. Aga sa oled tubli. Palli on siin. No nii, nüüd palli on siin. Ja nüüd palli on seal. Jah, paremini, veel, väga hea. Okei, selge, aitäh poisid, anname aplausid poisile. Aitäh. Jah. Sideline defense, mõtted siin nüüd jäi paar kattet veel me ei käinud läbi, aga siin on meie põhiasjad. Kõik saavad aru, et kui me esmast korda kogunisime veebruar 2020, 3 trenni aega nagu põhimõtted kaitsest ja panna nagu rünnakud ka paika, et see ei ole piisavalt aega, aga siis peab löödma nagu lahendusi natukene, et kuidas seda paremini teha. Ja eks meil nüüd on olnud siin paar aastat nii, et meil on olnud suvetegevus, et me saame seda oma kaitset nagu ehitada. Teine asi on siis kindlasti klubi tasemel, kui sul on poisid iga nädal siin olemas ja sa saad ise mõtleda, et milline kaitseplaan on olemas, milline sobib meie poisile ja millist kaitset ta võiks olla nagu tulevikus mängimas ja et ta saab kõrgele tasemele. Nagu siin alguses rääkisin, ei ole õiged ja valed. Ma olen aus, mina ei oska nii hästi näiteks maa-alakaitset õpetada, et ma olen nagu siin, ma tahan õppida seda rohkem veel ja ma olen 100% kindel, et me võtame järgmisel suvel ühe maa-ala variandi ka, aga ma ei ole spetsialist sellega. Mul on kogemused enam-vähem nende meeste vastu mängimisest erinevast stiilist. Ja veel korda nagu teie ise peab nagu mõtlema, et milliseid lahendusi te teete omas vanuseklaasis või omas satsis ja kõige tähtsam asi on kindlasti nagu see tagasiside on olnudki, et eks me õpime nagu üks perus nagu põhiprintsiibid ja õpime võistlema ja õpime seda intensiivsust siin kaitses ka, et me ei ole nii passiivsed ja ainult nagu pealtvaatajad. Tahate küsida, sest koondise kaitses võib olla, et see oli natukene nagu kuidas seda nüüd öeldakse, natukene boring, but siin oli põhimõtteid. Küsin Indrekult enne, et kas seal keegi kunagi küsib midagi ja keegi ei küsi, siis on lihtne. Ahah! Me proovime lahendada pick and popi nii, et kui me teame, et on olemas häid pick and pop mängijaid, no näiteks nüüd Christian Kitsing, nii 2 varianti, vahetame sellise mehega, et ta ei saa pick and popi üldselt või teeme esiteks gap and under pushi, nii et ma jään oma mehe ja siis, kui tuleb katteni, vahetame pärast seda. Et siin on põhimõtteliselt nagu 2 varianti. Näiteks Vorontsevitsi vastu me alguses mõtlesime, et me ei vaheta ja ta viskaski 5-3 punkti viset sisse, kui me hedžime, et see oli vale otsus selle korda. Et pick and pop on keeruline kindlasti. Üks variant siin on selline kiire näitmine, et sa tuled ja jooksed põhimõtteliselt seda tagamängija kohta ja
jätkata edasi ja tagamängija läheb siit alt ja võtab oma mehe, et see on üks variant, mis me oleme vist üks korda ka kasutanud. Aitäh küsimusest. Veel midagi? Siis me läheme viimase teema juurde. Ma kasutan võimalust siin natukene rääkida veel noortekoondisest, valikust. Väga sensitiivne topik, ma tean. Jah, väga sensitiivne topik selles mõttes, et eks iga treeneril on oma nägemus ja me nagu arvestamegi kõikide nägemust ja ma tahaks, et sellist suhtlemist oleks rohkem. Ma tahaks, et suhtlemist oleks varem. On lihtne nagu pärast rääkida, et vale otsused. See on väga lihtne. Aga kui teil on mõned andekad poisid, kes te tahate pakkuda nagu noortekoondisele, et on kandidaadid, ma arvan, et teate küll, Eesti on väike riik, et teate küll, kes on peatreener noortekoondises, äkki te saadate talle e-maili või helistate või käite külastamas või midagi ja pakkute sellist mängija. Et ma tahaks, et rohkem me suhtleme ja kindlasti noortetreenerid ja me kõik nagu järgime ja vaatame üle neid noorte mängu ja otsime seda talenti ja andekaid poisi. Aga te teete nendega iga päev tööd, te näete teised mängijad ka, nii tahaks, et seda suhtlemist oleks rohkem ja seda oleks varem. Et kindlasti oleme vaja saada tagasisidet ka ja kindlasti on nii, et kõik otsused ei meeldib ja võib-olla, et on mõned, mis te ei saa aru, et mis see valik on. Aga nii see ongi, et see koondise valik on sellise peatreeneri valik aga pakkuge neid mängijaid, kui teil on mõned poisid, kes on läinud edasi või tüdrukud, kes on läinud edasi ja tahate neid koondise saata. Milliseid mängijaid me siis otsime? Eks me otsime, praegu meil on siis U20, U18, U16 ja koondised. Meil on U15 programmi, väga lühike programmi. Nüüd ma räägin poiste poolelt, tüdruku poolel on natukene eri süsteemi. Ja siis meil on U14 sellised regional campid, kus me tahame saada ülevaate põhimõtteliselt nagu sest U14 vanuseklassist pakume nagu kõigile põhimõtteliselt, no mitu kõigile, aga päris mõnele võimaluse tulla tegema trenni paar päeva ja näitama iseennast. Milliseid mängijaid me otsime? Me otsime kindlasti nagu paremaid mängijaid sel hetkel, aga me mõtleme seda, et kellest võiks saada tuleviku meeste või naiste koondise mängija. Me etsime potentsiaali. Kas see põhimõte siis siin valikus on, kui teed valiku näiteks, kui läheb U16 või U18 või U20 läheb EM-ile, kas see põhimõte on 10+2 või on see 8+4, sõltub vanuseklassist. Mis me seal tähendan on see, et võib-olla, et me võtame praegusest nagu 8 kõige parema mängija, aga me võtame need 4, kes on kindlasti nagu sel hetkel ei ole veel kõige paremad, aga tulevikus me näeme, et see potentsiaali on, et juba on kasulik, et me võtame need juba kaasa nüüd. Ja sellega ma saan aru, et võib-olla, et mõned mõtlevad, et miks te sellise poisi võtsite, et ta praegu ei veel oska mitte midagi. Ja seda me saame koos küll arutada ja soovin seda arutelu küll käia. Ja eks aeg on näitanud, et see, et näiteks üks mängija ei saa U16 või U15 koondisse, et
et siis kõik on nagu läbi. No nii see ei ole. Nii see ei ole. Mõned mängijad, kes ei U16 vanuseklassis veel saab koondise, aga ongi tulevikus meeste koondise või naiste koondise põhimängijaid. Et ma tean, et see noorele mängijale, tema treenerile, tema vanematele nagu on pettymus. On pettymus ja siin on kindlasti nagu teie töö ka, et kui te näete, et see tuleb küll, aga tuleb hiljem, nii teie töö on nagu ka natukene pushida, et võtta seda nagu motivatsioonina ega mitu nagu vastupidi, et nüüd on see korvpallkarjäär on läbi. See koondise laagrile osalemisest ma natukene nüüd kasutan seda võimalust, kui te olete nüüd siin kõik olemas. Et samas, kui ma nüüd siin ütlesin, et see on nagu väga tähtis selle noorele mängijale saada koondise status ja saada nagu laagrisse ja saada mängule, nii kui sa ei ole terve või kui sul on midagi vigastust, nii liiga palju meil tuleb noored mängijad, kes tulevad nagu laagrisse ja neil ongi vigastus ja nad ei ole aus sellega ja siis tuleb mured. Et veel korda see, et ei saa ühele laagrile või ei saa üks korda koha peale, nii see ei tähenda mitte midagi. Et peab olla selles mõttes aus, et see võib olla, et tuleb suurem damage siin, kui ta tuleb laagrisse ja siis hakkab nagu kõva trenni ja siis tulebki nagu tõsivigastus peale, et sellega peab olla ka aus, et kui on probleemid, nii siis on probleemid, see ei nagu sulje midagi ukset või midagi sellist. Meil on laagris testid, füüsilised testid. Miks me selliseid teeme? Eks see näitab meile natukene seda arendumist, et kes on nagu läinud edasi ja kellega nagu tundub, et ei veel ole selle tasemel, et saab hakkama. Aga see testi ka nagu annab rohkem meile infot, see ei ole ka selline otsustav asi, et no on kindel, et kui sa ei saa joosta väljakut eest taas 2-3 korda ja sa oled nagu katki, siis võib olla, et koondis ei ole sulle õige koht. Et see on nagu kindel, aga ma ei taha panna siin nüüd sellist, et peab saada piiptestist selline ja selline tulemus, et võib tulla koondise, aga no kõik saavad, see minu eesmine teema on see, et korvpall läheb intensiivsemaks ja kiiremaks ja füüsilisemaks mänguks iga aasta. Nii siin ka peab olema aus, et kui pois ei ole heas vormis, nii ta ei ole, siis ta tuleb laagrisse ja ta on katki esimesel päeval, siis on jama. Ja pärast siis laagri või turneeri, nii meil on olnud traditsioon, mis mulle väga meeldib, on, et koondise treener teeb väike kokkuvõtte ja saatab seda klubi treeneritele ka. Ma ei tea, kui palju te suhtlete siis koondise treeneriga pärast seda, aga mulle tundub, et see on nagu üks asi, mis me saame kõik nagu natukene arendada, et suhtlemine läheb paremaks. Üks asi, mis ma palun ka ning vanematele kui klubi treeneritele, kui see kutse tuleb laagrisse, nii sel ajal ei tohiks olla midagi muud tegevusi. Laagri on laagri, algusest lõpuni olla laagris. Et sellist varianti me ei küll järgmisest suvest alades me ei küll paku, et saab käia seal ja seal ja seal. Kui on laagri. See ei ole mingi, mis me soomeks räägime, makkaranpaistoleiri. Sul on käsi?
Väga hea kysymys ja õigus kysymys on... Ma ei kuulnud. No, selles mõttes on raske veel sulle anna neid päivi, et kui meil ei ole kokku leppitud näiteks Nordicu päevad ja sellised asjad veel kokku, nii siis on raske panna kalendri kaasa ka. Et ma olen 100% nõus, et see info peab saatma nii vara kui võimalik. Täna meil ei ole seda võimalust. Eriti nüüd COVID-i tõttu meil ei ole veel kokku leppitud Nordic riikidega, millal meil toimub Nordic. Meil on homme koosolek. Meil ei ole veel kindlad päevad köögile EM-il. Nii on väga raske nagu panna ja see, et siis kui me paneme nüüd paika ühed päevad ja me hakkame neid muutma, nii siis on uuesti jama. Et see vabandust? No me proovime teha paremini, me proovime saata seda infot heti, kui see on võimalik, aga praegu see ei ole võimalik. Et saan aru, sest et kui on perega kokku leppitud midagi puhkust, nii siis on jama. Aga praegu mul ei ole neid päevi anda, aga võtame kriitika vastu ja teeme paremini. Vabandust? Okei. No võtame info vastu ja teeme paremini. Aitäh. Jah, mul praegu rohkem ei ole. Annuk mulle eile ütles, et ta käis kunagi Euroliiga koolitusel ja seal oli pandud ajakava paika ja Obradovic 1,5 tundi kaitse, 1-1 kaitsereeglid. Siis oli kellel oli midagi rünnakut ja kõik tegivad nagu see 1,5 tundi. Siis tuli Jasikevicius, kel oli pandud 1,5 tundi, ta tegi 45 mintsi ja ütles tere, aitäh ja läks eemale. Ma ei olnud täis 3 tundi, aga päris pikka aja ma siin rääkisin, et ma 15 mintsi on veel aega, kui on midagi kysymyst või kommenti, niin palun andke tulla, siin olen. Kui ei ole midagi, niin ma väga tänan teid, soovin teille edu, tervist aastaks 2022, kõike head ja näeme mängul. Aitäh!